Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon hakkas täna uurima, miks riik tahab ikkagi Omniva maha müüa. Omniva mahamüümise põhjus olevat pakiäri suur konkurents, mis ei lase enam teenida nii suurt tulu, et maksta kinni kahjumlikku kirjade vedu. Kunagi istutasime õunapuu, mille puhul me tahtsime seda, et ta ühelt poolt kasvataks vilju, ehk siis oleks pakiteenus, oleks kirjavedu, aga nüüd me oleme hakanud seda vaikselt oksi maha võtma, et ei kasuta mitte õunade kasvatamiseks, vaid kütteks. Ja lõikame neid oksi ja ühel hetkel on kõnt, kus meil ei ole tegelikult enam ei toimivat siis seda pakiteenuse äri, aga teiselt poolt see, mis on inimeste jaoks oluline, et kirjad ja perioodika koju jõuaks. Inimeste jaoks ongi oluline, mis saab kirjadest ja ajalehtedest pärast erastamist. Kuna pakiäri kasumist ei saaks seda ka erastamata enam kinni maksta, on igal juhul 2 valikut. Kas hakkab riik peale maksma või tuleb kulupõhine hind ehk hinnatõus? Tänases postiseaduses on see hinnakujundus sõnastatud nii, et ta peab olema taskukohane ja hinda siis määrab valdkonna eest vastutav minister. Nüüd tulevikus tegelikult ja milles seisneb ka suur osa sellest postiseaduse muudatusest on see, et see hind peaks olema kulupõhine, mis siis tähendab seda, et ühelt poolt peab olema võimalik hinda kujundada nii, et kõik võimalikud sisendkulud võetakse arvesse. Kulu sõltub aga sellest, kui kiiresti kirjad liiguvad. Ka see on arutelu koht. Üks näide on ka see, et kas kirjade kojukande kiirus peab vastama sellele, nagu ta oli 15 aastat tagasi on täna, või siis kirjades tegelikult sisalduv info ei vaja enam nii kiiret koju toimetamist näiteks järgmisel päeval ja seda kirja võib tuua kohale lihtsalt kauem ja see kõik tegelikult peegeldub kuludes. Kõik need vastamata küsimused panid ka komisjoni esimehe muretsema. Siiamaani ka ei soovita avalikustada dokumenti, mis puudutas seda, et kuidas erastamise otsuseni jõuti. Ehk siis mida see tähendab riigieelarveliselt, et kuidas me siis hakkame näiteks universaalteenust üleval pidama, et millegipärast ka selle dokumenti kohta öeldi, et see on ärisaladus. Samas juba täna peaks olema lahendatud küsimus, et kui palju ikkagi universaalteenus läheb maksma, kui palju inimeste jaoks erinevad postikulud võivad maksma minna ja ka see, et kui palju siis postipunkte jääb alles. Komisjoni istungil toonitati ka, et universaalne postiteenus on kirjade ja praegu pisipakkide vedu. Pisipakkide vedu lõpetatakse, aga ajalehtede ja ajakirjade kojukanne on täiesti teine teenus. Praegune leping kestab 2028. aastani ja riik toetab seda 1,5 miljoni euroga. Mis pärast seda saab, keegi ei tea. Kui on ühiskondlik ootus ja soov, et ka perioodika kojukanne võiks olla rohkem reguleeritud, siis jällegi tuleb see arutelu pidada siis postiseaduse muutmise raames ära. Nagu kuluaarides tõdeti täna TV3 uudistele, kui tõesti häda käes ei oleks, siis ei tuleks ükski minister enne valimisi midagi erastama.